Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja ma tutvustan teile Osoboti äppi. See on mulle iPad juba alla laaditud ja nüüd ma siis, kui klõpsan selle Osoboti peal, siis see rakendus avatakse. Kõigepealt mulle näidatakse videot. Kui ma seda vaadata ei taha, teen ma topeltklõpsu ja ma saan edasi. Nüüd soovitatakse, et ma võiksin alati Osoboti ära kalibreerida, ma panen OK. Ja nüüd siin esimesel aknal on mul siis kõigepealt About Osobot, siin ma saan siis vaadata, missugused Osoboti videod on tehtud ja missuguseid küsimusi on esitatud, siis keskmine Geten Osobot, kust Osoboti osta ja parempoolne Osobot Tune Up on väga oluline, sest siin on võimalik Osoboti seadistada. Ma saan sensoreid kalibreerida, keskel on valge ala. Vajutan on-off nuppu Osobotil 2 sekundit, panen ta sinna peale ja siis kui ta vilgub lõpuks roheliselt, siis on kõik sensorid kalibreeritud. Ma saan valida, mis värvi ta on, kui ma vastava värvi peale ta panen. Siis ma saan valida, mis kiirusega ta sõidab, et vaikimisi, et kas siis aeglaselt, kiiremini või väga kiiresti. Siis ma saan mootoreid tuunida, panna paika, taimerit määrata ja see reset on võib-olla kõige olulisem, et kui ma siis panen Osoboti tööle jälle selle keskmise ala peale ja vajutan start, siis Osobotil pannakse ta nendesse algseadetesse tagasi, eriti kui on hästi palju igasuguseid koode peal. Ja siis, kui ta on valmis, siis ta vilgub punaselt. Nüüd väga tore asi on see Oso-Draw, mis on siin keskel. Kui ma vajutan selle peale, siis nüüd on mul võimalik siis Osobotiga hakata iPadis mängima. Vajutan start ja on 3 erinevat võimalust. Free Draw võimaldab joonistada vabalt, see tähendab, et ma joonistan, valin siit erinevaid värve, nii näiteks rohelisega, ja Osoboti võib kohe siia peale sõitma panna. Samuti on siin ka olemas koodid, kiirus, suund, taimerid ja nii edasi. Ja kui ma siis mingi koodi valin ja lohistan ta siia raja peale, siis see kood jääb hoopis niimoodi blinkima või vilkuma, et ta ei ole nüüd nii nagu paberil joonistatud koodid, aga ta töötab samamoodi, nii et kui Osobot nüüd liikuma panna, siis siin koodide peal on võimalik siis näha, mida ta teeb. Seda on võimalik ka salvestada, kui tuleb mingi väga äge rada siit paremalt ülevalt. Või siis Clear puhastab kõik ära. Jah, ma tahan kustutada. Siis lähme siit tagasi vasakult ülevalt. Nüüd Playground ehk mänguväljak on selline, kus mul on antud juba mingisugused mudelid ette ära, et ma ei pea hakkama ise joonistama, vaid ma valin mingisuguse mänguväljaku, paneme OK ja nüüd ma saan siia ise siis vedada neid igasuguseid koode ja siis Osobotiga mängida. Ja lähme veel tagasi, 3. Nii, mõnikord, kui Osoboti äpp läheb kinni, siis tuleb ta lihtsalt uuesti lahti teha. Nii, lähme uuesti algusest peale. Nii, võtan uuesti Oso-Draw. Start ja Challenge. Ja challenge'id on siis sellised, et need on nagu sellised nuputamise asjad, et ma võtan siit kohe kõige esimese lahti, sest tasub alustada kõige lihtsamast. Ja siin on mul siis niimoodi, et Osobotil on start ja finish, ja siis on pommid, kuhu ta sattuda ei tohiks ja ma pean ta liikuma panema. Et kui ma siin nüüd Osoboti panen starti, siis tal võib tekkida tahtmine keerata vasakule ja paremale. Aga kui ma lohistan siia õige koodi õigesse kohta ja panen ta tööle, siis ta hakkab tööle. Kui ma ei oska kuidagi seda ülesannet lahendada, siis ma vajutan Solution peal, hoian sõrme peal ja siis ma näen, kuhu need koodid tuleb panna. Nii et see koht on väga hea harjutamise koht.